ostes vahva kudumi juurde soojad saapad, kindad või koti, ei tule selle pealegi, et eseme pikema eluea ja parema väljanägemise tarvis peaks hooldusega alustama otsekohe. Ja seda eriti siis, kui soovite, et ese püsiks värske kauem kui ainult üks hooaeg. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sileda naha puhul on kaks peamist töötlusvahendit, on siis NanoPro, mis on siis uus nanotehnoloogiline niiskus-mustuskaitsevahend, ja siis on süvaimmutusvahend, mis on juba suhteliselt pikka aega olnud turul. Ja vahe neil ongi siis selles, et kui Waterstop teeb sellise kaitsekihi, ta immutab naha või siis selle materjali naha alumiste kihtideni välja, siis NanoPro või see nanotehnoloogiline efekt tuleb siis materjali pinnale. Et siin on tegemist nagu klaas, jääb see materjal pealt, et kõik mustus, niiskus, mis siis koguneb, lihtsalt voolab selle materjali pealt maha ja nad ei lähe sinna materjali sisse. Et iseenesest selle nanotoote või nanoefekti saab lisada ka näiteks kreemiga hiljem. Et see on täpselt sama efekt, ütleme, aga lihtsalt, et siis oleks niiskuskaitse süvaimmutusega ja siis peale lihtsalt veel kreemiga nanokaitse. Aga iseenesest selle sama niiskuskaitse efekti saab parandada ka selle sama kingakreemiga, mida me võime siin iga päev endale jalatsitele peale kanda, et just seda värvitooni ja seda parandada. Kinnastele ja kottidele ja ütleme, nahktagidele on sama see hooldustoode või on nad kõik erinevad? No üldiselt peaks seal ikkagi lähtuma sellest, millise nahaga on tegemist. Et just selle naha pehmuse tõttu, et me soovitame kasutada Colonil Special Waxi, et siin on ka sees sellised mesilasvaha osakesed, mis siis hoiavad selle kinda peale selle, et nad siis kaitsevad niiskuse mustuse eest, hoiavad ka selle pehmuse ja selle elastsuse nendel kinnastel. Et nüüd liigume edasi tunduvalt pretensoonikama naha juurde, milleks on siis erinevad karedad nahad. Samamoodi nagu siledal nahal alustada kindlasti esmahoolduseks immutusest, siis süvaimmutusest. Aga kas sellel pööratud nahal võiks põhimõtteliselt kasutada ka neid samasid sileda naha niiskusvastaseid hooldusvahendeid? Üldiselt küll aerosoolid, nagu me seal kasutasime, Waterstop ja NanoPro sobivad ka karedatele nahkadele, aga nad on lihtsalt tugevama koostisega, see on lihtsalt kergema koostisega, et sellega ta kunagi ei eksi. Pööratud nahast jalats tahab eelkõige kuiva puhastust, milleks on siis erinevad kivid ja siis kummid. Ja kui juba tõesti nüüd on läinud sügavamale see mustus sisse, siis tuleb muidugi appi võtta juba erinevad vahud. Igaks hooajaks siis tehakse ka selliseid uusi huvitavaid materjale, et selle jaoks on spetsiaalne veidi kergema koostisega vaariosprei, mis siis hooldab just selliseid kombineeritud erinevaid moenahku. Samamoodi sobib see toode kasutada ka erinevate käekottide puhul, kus on tihti hästi erinevaid nahkasid kombineerituna koos kasutatud. Mulle tundub, et see põhimõtteliselt ei olegi nagu nahk, et see vist eriti hooldust tegelikult ei vajagi ju. Hooldust, ütleme jah, et ta ei vaja võib-olla niivõrd niiskuskaitset, aga mida ta vajab, on see, et see nahk ei muutuks praguliseks ja jääks samasuguseks elastseks, nagu ta teil oli algselt. Millised on tooted, mis kindlasti ei tohi hooldusvahendite hulgast puududa? Kindlasti peaks siis olema niiskuskaitsetoode ehk siis aerosool, millega siis tagatakse see niiskus- ja mustuskaitse, ning sileda naha puhul siis kindlasti üks kreem, mis siis seda jalatsi värvi aitab parandada või siis hoiab ta kena. Ja mida ka meie kingseppadest kliendid ütlevad, et inimesed peaksid rohkem kasutama oma jalatsitest sisetaldu, mis hoiab siis jalatsid seest puhtad ja samuti ei lagune nad seest nii kiiresti.